õnnes käin sinu jälgedes, läbi päikese, läbi laine vahuläin, üle nurmede käin, nurme nukkudes, läbi lootuste. Ma jään nüüd sulle, ükskõik kus sa ei läheks. Irja Karjus on tegelikult linnatüdruk, kes juba aastaid tagasi leidis Võrumaal Mähkli külas endale ja oma perele päris oma koha. Ise on ta ennast sellest ajast saati hakanud kutsuma metsamooriks. Päeval, kui ma metsamoori tallu külla satun, on end tema hoovi peal mõnusalt sisse seadnud terve hulk inimesi, kes kõik soovivad teada saada, millised taimed, õigemini umbrohud, süüa kõlbavad ja kuidas neist süüa teha. Ja siin mööda minnes heinamaa pealt korjasin ühe pundi, ma ei tea, igasuguseid taimi, ma ei tea, kas nad kõik just umbrohud on, aga ma arvan, et mõni neist kõlbab süüa kindlasti ja mõni kindlasti ei kõlba. Et kas sa niimoodi oskaksid mulle öelda, millest sina siit võiksid süüa teha? No täna me siin umbrohu päeval enamus neist kasutasime. Et siin on vesiheina, millest saab väga head salatit teha. See on siis seekülesheina. Ja vesiheina saab, sellest saab väga hea maitse salati. Kas ta toorelt kõlbab ka suhu kohe panna või? Ja kohe saab võid ära süüa. Me siin kõik maitsesime, kõik läksid elusalt minema. Ja me tegime pestot ka sellega täna. See läks pesto sisse ka meil, umbrohu pesto sisse. Maitseb nagu muru. Ega selle umbrohu juures ongi kõige tähtsam see, et see salatikaste peab seal hea peal olema. Et see, mis sa sinna sisse paned, see on kõik selline hea neutraalse rohu maitsega. Muidugi väiksed maitsevarjundid on olemas. Aga siis naat. Naat, jah. Ja naat peab olema hästi väike, siis ta kõlbab panna kevadel süüa. Siis orasein on siin, mida tegelikult seda lehte loomad söövad. Aga inimene lehte saab kasutada nii, et klorofülli jahu teha, et kuivatad ära ja siis jahvatad ära, saab see rohelise jahu ja seda saab toidu peale kasutada või küpsetiste sisse. Et nii saab, et apteegis müüakse praegu 300 krooni, ütleme, kroonides on see hind pudeled, võid valida, et kas sa korjad natukene oraseina ja muid rohelisi taimi ja jahvatad ise ära, kuivatad ja ostad 300 krooni eest täpselt sama asja siis apteegist. Taimede, nende omaduste ja maitsete vastu hakkas metsamoor huvi tundma ligi 20 aastat tagasi pärast esimese poja sündi, kui eneselegi ootamatult sai jõudu ja abi kortslehest. Nüüd on ta kõik võimalikke taimi ise enda peal järele proovinud mitut moodi ning peab säärast taimede avastamisretke väga põnevaks. Kas siin on midagi, mida ei tohiks kindlasti süüa? Nende seast, mis ma... No võib-olla see tulikas siin on, et seda ei võiks süüa, ta on üldiselt mürgine taim, aga kõik mürgised taimed on ka natuke ravintaimed, et teda võib seal mingi lahusena kasutatakse sissevõetuna just luuvalude puhul. Aga salati sisse ei pane. Üleüldse ma võin ausalt tunnistada, et palju mürgitusi ka saanud, aga need on kõik huvitavad kogemused, sellepärast, et poolesi asju pole raamatus kirjas või on seal väikeste näpukatega kirjas, et sellepärast on hea enda peal kõik ära proovida, et mis toime mingil taimel on, et ei pole pisikene nüanss seal juures ja see taim enam ei kõlba. Ja vastupidi, et sa paned pisikese nüansi juurde ja ta kõlbab. No tegelikult on mõned väga mürgised taimed, paljud on mõrudad, et sa võid selle toidu lihtsalt ära rikkuda, et sa ei taha teda. Et kui sa enne ikkagi maitse, siis sa ei tea, mis maitsega ta on. Aga väga paljud taimed, mis ei ole ravintaimed iseenesest kõlbavad süüa, nad ei tee organismile midagi paha. Aga näiteks, kui sa hakkad tegema juba mingid kuumutatud toite, et siis peab arvestama sellega, et teatud ained seal hakkavad reageerima ja lagunema. Ja siis võid saada küll selliseid kontsentratsioone, mis võivad natuke mürgised olla. Näiteks kastaniõitega peaks olema ettevaatlik, et tee on super hea ja super hea lõhnaga. Aga kui üle manustada, siis võid tõesti tõsiseid veresoonte probleeme endale põhjustada. Et see oli mu viimane kogemus, et ma manustasin üle natuke, aga tegelikult on huvitav see. Aga kuidas aru said, saaks halb lihtsalt, jah? Ei, mul lihtsalt tekkisid, jalad läksid kõik siniseks ja veresooned läksid katki. Nii, et see oli päris julm, aga mul oli jalgadel ka suur pinge peale seda peale, et suur tamp oli peal ja ma jõin seda teed liiga palju. Et natukene väikses koguses on ta, mõjutab just neid veresooni, soodsalt mõjutab neile, aga suures koguses on ta juba natuke midagi muud. Kalmuse juur näiteks,
kõik raamatud kirjutavad närige, et näriti kalmuse juurde, et ta soodustab seedimist ja aitab rasvadel laguneda ja seedeorganitele mõjub hästi. Kui sa võtad värske juure, siis sa kõrvetad endal need suulimaskestad ära, et sa ei saagi pärast süüa, et tõesti seedimisele hästi mõjub, et puhastavalt. Et süüa ei saa, et aga näriti kuivatatud juurde, et see juur peab olema natuke kuivanud, et siis saab teda närida, et ma olen ka selliseid asju läbi elanud, et see on huvitav kogemus, ega ära ei sure millestki, isegi kõige mürgisemad taimed on mingil moel kasulikud, võtame kas või ruut, aedruut või seesama tulikas või vereurmarohi, mis on mürgised, et pisikestes kogustes on nad vägagi kasulikud. Minu arust on see jube hea võimalus, et kui sa elad kuskil sellises kohas, kus on säilinud veel mingid heinamaad, et sa lihtsalt lähed ja korjad selle toidu enda ümbert ära ja liha võid ju alati peale süüa, kui sulle puudu jääb sellest. Kas sinule ei jääb puudu? Ma ei ole taimetoitlane, et ma söön liha ka, aga kui ma nädal aega olen maal, siis mulle piisab, kui ma kurki ka kõrvale saaks või suvikõrvitsat, et siis sellele kaubale siin, kurki kõrvale? Kurki kõrvale ja suvikõrvitsat, et siis ma võin nädal aega elada, et ei jääks puudu, sest nendest annab hästi huvitavaid toite teha kõikidest. See on ikkagi dieettoit. On ju? Oma kaloraažisid ju kätte ei saa või saad või? No mulle meeldib hästi, kui ma kasutan toitude juures igasugu pähkleid ja seemneid. Et pähkleid ja seemneid juurde panna, siis seal tuleb küllalt neid häid kaloreid. Ja õli näiteks on ju ka kaloririkas, et külmpressitud õlid väga hästi sobivad taimedega kokku. Kas see on kõik külmsöök, mida siit teha saab? Ei, kindlasti mitte. Ahjupraadi ei saa, on ju? Saab, praadida saab, paljusid taimi hautada saab, takkjavartes saab hautis teha, siis nii kui ma ütlesin, teelehti, kortslehti saab praadida, veel salveid juurde panna, super hea toidu saab ja kui sinna veel natuke pastat või riisi panna, siis on ka väga hea toit. Tatra sisse kõlbab kõiki neid taimi panna, et ühesõnaga nad kas hautatuna või värskelt või kuidagi moodi praetuna nad annavad väga huvitavad maitsevarjundid ja sobivad paljude toitude sisse. Kui palju sa inimesi sellesse usku oled pööranud, et see kraam süüa kõlbab? Ma arvan, et sadu ja sadu, et tõesti, et siit on nii palju ja me oleme proovinud kõik, et tõesti, kui inimene proovib oma maitsemeeltega ja et siis ta kõige paremini usub seda ja ma olen juba näinud, et no kas või Facebookiski, kuidas inimesed panevad oma tehtud salateid üles ja näiteks on mingi väike märge, et seal metsamoori juures, et tegime esimest korda ja pisik jääb külge, see on hästi nakkav pisik. Et see ei ole ainult naiste pisik, see on meeste pisik ka, et hiljuti mulle kirjutas üks eestlane Islandilt, kes ütles, et temaga on midagi juhtunud, et ta on hakanud heina poole vaatama, et eluaeg on liha söönud, et midagi vist on juhtunud, et anna nüüd ruttu juhtnööre, et mis teha tuleb. Suu jookseb vett, kui näed head mahlast heina. Ja tegelikult ongi see, et kevad tuleb ja inimestel on see magneesiumi puudus niivõrd suur, et lausa ihaldavad seda värsket. Ma ise ka kevad esimesed libled tulid, siis ma käisin nagu väike vissike ja nina oli maas ja koer vaatas ka imestunud näoga, et mida ma sealt otsin ja muidugi rohimisaeg on kõige lõbusam, et siis ikka paremad palad lähevad suhu. Aga põhiline on see, et me elame ju nii kaugel poodidest ja noh. Et polegi muud varianti, tulebki heinamaa söömas käia. Et kui sul ikka aega ei ole, siis sa lähed ja võtad selle salati sealt väljast või teed mingi hautis ja mäletan, kunagi oli üks tööline meil ja mul ei olnud tõesti poes, ei olnud aega käia ja tegin siis takkjavare hautise nagu omletina, et hautasin ära ja panin munaga siis ahju. Ta sõi ja kiitis ja siis oli tal peaaegu otsas ja siis ta küsis, et kuule, millest sa tegid selle ja mina siis ütlesin, et takkjavartest ja siis jäid see viimane tükk jäi tal kurku kinni. Loomulikult ei lahku minagi metsamoori juurest ilma korraliku lillelise umbrohusalatita, mis uskuge või mitte, maitseb tegelikult ka täitsa hää. Ometigi ei saa ma jätta küsimata üht küsimust, mis mul algusest peale hingel on. Miks sa ennast mooriks nimetad? Noor naine ju. Aga ma olengi ju, et ma nii noor ei ole ju. No aga sa mitu aastat juba nimetad ennast mooriks. Ja ma ei saa poole elu peal nime muuta. Ma olen kohe algusest pea. Ei, ma olen siin maal olen moor ja siis kui ma linna lähen, siis ma olen daam jälle. Siin ongi kõik moorid. Et siin ei saagi teistmoodi. No mis asja, mis daam sa siin metsa vahel oled? Käid käpuli maas ja sööd heina. Et ei saa olla kuidagi.
kõht umbrohtu täis söödud, jätan Moori oma igapäevaseid tegemisi toimetama ja võtan suuna edasi Rõngu valda, Tilgu külla, kust loodan eest leida, ma arvan, et kõige tugevamaid käsi eeldava ametimehe. Sepatalu Sepa. Peeter ostis siia külla omale maja 9 aastat tagasi, nii nagu mõnikord asjad juhtuvad, suurte juhuste kokkumänguna. Kui siia jõudsin, siis loomulikult hein oli igal pool üle põlve ja mõnes kohas isegi pea 2 meetrit kõrged nõgesed ja ma ei tea, mis asjad. Siis selle heina seest paistis välja vana suur hobusetall, millel oli muidugi katus sisse langenud aga kui ma seda vana hobusetalli nägin, siis oli minu jaoks nagu selge, et siia ma tahan kunagi oma sepikoja teha ja siin oleks võimalus mul kodus ühest uksest välja, järgmisest sisse teha tööd, mis mulle meeldib. Sepa ametit oli Peeter seni pidanud Võru linnas, kuid vaikselt talukohta üles ehitades ning päris oma sepikoja sisse seades tekkis mõte, et ehk võiks siia ka rohkem külalisi kutsuda, kes lisaks looduse ilu nautimisele tahaks ka sepatööst rohkem teada ning miks mitte lasta just ise endale miskit meelepärast sepistada. Nii ongi Sepatalust saanud lisaks oma pere kodule koht, mida võib nimetada turismitaluks. Kuidas te olete integreerinud selle võõraste inimeste ja oma pereelu siin hoovi peal, kui nad siia tulevad? Meeldib see lõppkokkuvõttes, et käiakse ja ollakse? Mul ei ole nagu inimestega suhtlemise vastu midagi ja selles mõttes, et alguses oli võib-olla natukene harjumatu, et siis nüüd oled pidanud vahepeal ütlema inimestele, et ütleme, et siit jookseb mõtteline piir, et siin selja taga on minu territoorium, siit, mis sinnapoole jääb, on teie territoorium, et on olnud, kus õhtul istume perega laua taga ja sööme ja siis keegi vaatab niimoodi aknasse sisse, et vari segab, ei saa hästi vaadata. Nad tulid vaatama ja kuidas maalased elavad. Et kui ma olen ühesõnaga seda teed läinud, et ma inimestele pakun sellist võimalust, et nad võivad siia tulla niisama seda sepatööd uudistama või siis tulla oma mingit üritust läbi viima, siia ööseks jääda ja siis ma pean sellega arvestama, et nad võivad tulla ka kell 12 küsida näiteks veiniavajat või mis iganes, et midagi hullu ei ole. Igapäevase leiva toob lauale siiski eelkõige Peetri Sepa-amet. Või siis, kui sõna-sõnalt võtta, perenaise lahked käed, kes oma küpsetatud leiva ahjust võtab ja soovijatele maiustamiseks pakub. Eks elud ja saatused ole ka selles peres kirjud. Sinu, minu ja meie lapsed. Kuid päeva lõpuks saabub rahulolu tehtud töödest ning tasakaal iseenda sees lubab õhtul uinuda naeratuse näol. Kuidas selle asjaga on, et kui kingsepal pole endal kingi jalga panna, kas Sepal on oma asjad kõik ilusti sepistatud, mis vaja, käepidemed ja uksenupud ja... Kindlasti on neid juurde teha, et kuigi majas elan 9 aastat sees, on mul ühes toas on veel, kus ripuvad lihtsalt traatide otsas pirnipesad ja pirnid sees, et ma kindlasti tahan sinna ise lambid teha, et mõnedesse tubadesse on juba ära tehtud, kaardinapuud vist on kõik ära tehtud, trepikäsipuud ei ole teisele korrusele ja ma ei mäleta täpselt 4 või rohkem aastat tagasi käidi samamoodi filmimas, taheti teha sepast juttu või sepast saadet ja et mida siis teeb, anti vabad käed ja siis kuna uksel ei olnud käepidet, tegin ma selle saate käigus siis sellele uksele käepideme ja sai see käepide. Teine käepide, mis seal paistab seespool, on Ungari seppade tehtud, et ka ma ei mäleta 4 või 5 aastat tagasi käisid Ungarist, käisid seppad külas ja et kas teeme ka midagi, ma ütlesin, okei, tahate teha, et ustel pole käepidemeid, andke minna, läksid tuled alla ja löödi siis mehed neid käepidemed valmis, sai 3 uksele sissepoole käepide. Siit järeldus, sa pead kas rohkem seppasid ja rohkem võttemeeskondid külla kutsuma. No jah. Tahaks ju puhata ja mängida ka ja seda ilu ka natukene nautida. Või sa oled juba ära harjunud sellega, et enam ei naudi midagi siin?
töö ja töö. ei, no päris nii ka ta ei ole, aga ikka naudid päikseloojangut, kas ma nüüd iga õhtu käin vaatamas, aga merre on ta kindlasti ilusam, aga siin on ka jälle teda ilus vaadata, et siit samast läheb maapind langeb ja on hästi pikalt nagu on näha üle metsade, kuidas see päike loojub ja siin on ta värvid on alati hästi ilusad, et eriti kui natuke pilvi on, et kui ise ei pane tähele, siis naine ütleb, et Peedu, et vaata, kui ilus täna on, aga ma ei oskagi öelda, kas ta mõni õhtu on ilusam kui eelmine õhtu või, et aga ta on tõesti ilus, et teda tasub vaadata iga õhtu, kui meelde tuleb. Nii nad seal idülliliselt elavad ning Peeter ei pea taas paljuks just nimelt meie saate jaoks midagi spetsiaalselt valmistada. Mis sa valmis meisterdasid siis siin? Kuna paluti saate käigus midagi teha, pooleli olevad tööd on ainult tööriistad, et seda ei oleks olnud vist kõige huvitavam vaadata, siis mõtlesin, et